miljon värvi, mis peegeldavad sinu palet. Näe, kaelkirjak jalutab pargis. Nii, tere hommikust kõigile. Pühapäev on jälle kätte jõudnud. Juba. Tõuseme ja kiidame Jumalat ja tuleme tema ette. Lapse kombel tulen, sinu kutset kuulen. Annan ennast sulle, tulen sinu sülle. Rahu tuleb hinge, allikas on selge. Ammutan siit väge, edasi siis lähen. Sind ülistan, sind armastan, sind ülistan, sind armastan. Tõuseb üles viis, mu süda hüüab siin. Kaunis oled sa, ülistan sind ma. Tõstame oma käed taeva poole. Tõstan üles käed. Südames nüüd näen. Seisad minu ees. Nüüd ma näen. Sind ülistan, sind armastan, sind ülistan, sind armastan. See paik on täis su väge, ma kiidan sinu nime. Kummardun su ees, elad minu sees. Pöördun sinu poole, täidad minu meeled. Püha vaim nüüd tule, süüta meie tuled. Sind ülistan, sind ülistan, sind armastan, sind ülistan, sind armastan, sind ülistan, sind armastan, sind ülistan, sind ülistan. Halleluuja, 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 halleluuja,
Tere hommikust kõikidele ja tore näha, et olete täna jõudnud kohale siia kirikusse meie Jumala teenistusele. Usun seda, et täna on jällegi päev, kus me võime erilisel viisil Jumalaga kohtuda ja Jumalaga kohtumine võib-olla ei ole nagu päris selline, nagu me kohtume kuskil mõne sõbraga kohvikus, aga see on hoopis võib-olla isegi mõnes mõttes veelgi parem ja veelgi kõrgem viis kellegiga suhelda ja kellegiga kokku saada. Ma usun seda, et väga oluline on see, et meil oleks elav suhe Jumalaga, et me tunneksime Jeesust, et me tunneksime Kristust. Eelmine pühapäev käis meil kirikus Joel, mis ta perekonnanimi oli nüüd? Reinaru, aitäh teile, tubli, hinne 5. Kes just rõhutas seda, et kõige olulisem on see, et meil oleks just see suhe Kristusega ja ma tõesti see teema hakkas mind kuidagi kõnetama ja ma mõtlesin selle peale, et kui kerge on seda suhet kaotada, kui kerge on sellest ilma jääda, kui kerge on nagu minna kristlikus mõttes rutiini, et ma tulen siia kirikusse ja nojah, ma ju tean ju, et nüüd on ülistus ja nüüd me laulame natuke aega ja siis ta ajab mingi pada meile seal ees ja lähme koju ära ja ongi nagu Jumala teenistus lõppenud sellega, eks ole. Et kui palju enam on tegelikult Jumala teenistus? Kui me vaatame seda ainult oma füüsiliste silmadega, siis on see ju lihtsalt see, et hulk inimesi laulab, palvetab, võib-olla ajab juttu, kuulab, räägib midagi. Aga kui palju enam on vaimses maailmas toimumas siin, kui me näeksime praegu vaimumaailmaga, missugune vaimne vägi on siin paigas kätte saadav igaühele, kes seda ainult tahab, kes tahab seda kogeda. Ja kui me siin laulame, et kus on Jumala vaim, seal on vabadus, siis tõesti vabadus on siin paigas. Aga võib-olla täna ma räägin ka hiljem lähemalt, mis asi on see vabadus, milleks Jumal on meid kutsunud. Aga kindel on see, et Jumal on kutsunud meid olemaks vabad. Vabad millest ja millekski, sellest räägime ka võib-olla hiljemalt ja meil on täna siin hulk veel teemasid, millest rääkida. Aga ma usun, et on täna eriline päev ja eriline hetk. Võtame aega palveks ja seejärel tuleb Eva-Teresa ja loeb tänase teksti meile ja siis ülistame Jumalat nii nagu torust tuleb. Ja siin ennist rääkisime, et tuli meelde, et kuidas Puhhi käes küsiti, et kuidas need tuletused sul ikka tulevad. Ja Puhhi ütles, et asi on väga lihtne. Las aga tuleb see, mis tulla tahab. Nii et kui sa tunned, et sul tahab tulla, siis las ta tuleb. Tahad tantsida, siis tantsi ja tahad hõisata, siis hõiska. Tõeline on see, tegelikult meid on kutsutud vabadusele. Muidugi mitte kellegi teise vabadust piiravale vabadusele. Kui sa kellegile kõrvaauku röögid, siis sa piirad tema vabadust võib-olla. Aga kui sa väljendad ennast nii, et see tõesti ei sega teisi, siis on see suurepärane. Peab meelde veel, kuidas ma kuskil 90-ndatel ma olin tookord. Ma ei tea, miks ma külastasin Hosianna kogudust ja ma tean, et seal oli üks noormees tagareas, kes hirmus kõva häälega laulis kogu aeg. Ja see häiris, sellepärast, et siis talle öeldi, et kuule, et katsu natuke vaiksemalt laulda ja siis tema kui selline hästi vaimulik mees tõi kirja kohe, et aga kuningas Taavet ülistas kõva häälega. Ja koguski ütles selle peale, et nojah, aga Taavet pidas viisi. Nii et jah, et sul on vabadus olla vaba, aga ärgu su vabadus siis saagu kellelegi teisele komistuseks, nagu ütleb meile Jumala sõna. Ja nüüd siis palvetame. Issand, me tuleme täna sinu ette, et sind ülistada, et sind kõrgeks tõsta, et sind tänada ja kiita kõige selle ees, mis oled meile andnud. Me täname sind, et meil on antud vaimne vabadus teenida sind ja teenida kaasinimest. Me täname, et sa oled meil selle võimaluse ja vabaduse välja ostnud oma risti surma läbi. Me täname, et just täna meil on vabad sind ülistama, üksteist teenima, üksteist õnnistama, muutma seda maailma, mitte lihtsalt oma enda jõus, oma enda projektide läbi, vaid läbi sinu väe, läbi sinu ligiolu, läbi sinu valguse. Paisku see meie ümber. Me palume seda Jeesuse nimel. Amen. Ja kuulame tänast Jumala sõna.
kohe tunnistan, et ma olen nii ebatäiuslik, et ma tilgutasin ennast smuutit täis ilusti siit niimoodi. Kui näete plekke, siis teadke, et ma tulin kodus puhast riietega. Nii. Aga ma tahaksin alustada ühest soojendusväiksest loost, mis ongi seatud, et ka valikutega. Et ma tulin siis proovi andmast, mõtlesin, ma olen tubli, ma jalutan, kuigi pole lihtne alati jalutada enam ja jõudsin bussi peatuse, bussi polnud tulnud, ma olin nii õnnelik, vaatasin, buss tuleb, võtsin rohelist kaardi välja ja see buss sõitsis mööda minust, nagu ta ei peatunud, ta isegi mõelnud peatumisele, siis ma olin nagu esimeseks ma tahtsin nutma hakata, teatud rasad on emotsionaalselt, hakake iga pärast nutma. Ja siis mul tuli südames nagu, kuidas jättis raseda naise praegu siia peatus, et see on nii ebaõiglane. Aga siis ma tundsingi sellist võitlust, et ma arvan, et teinekord tunnete, et sul on nagu valida. Kas sa lähed edasi sellest olukorrast kiiresti või sa hakkad oma südames nagu midagi mõtlema niimoodi, et miks oleks paremini minna. Ja siis ma kaklesin natuke endaga ja siis ma juba jõudsin selline, et esiteks mõtle, mida sina saad teistmoodi teha. Alati see aitab ja hakka midagi muud tegema, mis ütleb minu abikaasa alati. Ja siis mõtlesin, ma hakkan palvetama siis inimeste pärast, et see on ju parim asi. Mul on niikuinii oma nimekirjad kuskil. Ja siis ma juba mõtlesin, et kas ma nüüd hakkan või hakka. Ja siis üks inimene mingi hääl tuleb kuskilt, ütleb, ilusat päeva sulle kullake. Ja siis ma vaatasin, et see on Iisaki sõpruskonnas üks mingi inimene. Ja siis mõtlesin, et sulle ka mul hästi nagu ma saan nüüd alustada, ma hakkan kõigepealt palvetan tema eest ja siis ma hakkasin järjest, siis ma palvetasin hästi palju inimeste eest ja ma tundsin, kuidas kõik nagu täiesti muutus. Et see ongi see lihtsalt julgustuseks valik, et igas olukorras, et jah, Jumal saab täita meid, Jumal saab anda meile, aga me peame selle väikse otsuse tegema. Ja mõnikord see tähendab oma halbade tunnete nagu kõrvale jätmist või eiramist. Ja ma jõudsin koju, ma olin lihtsalt nagu nii õnnistatud. Ma olin kõik unustanud ära. Et lihtsalt täna ka, et ükskõik mis sul on juhtunud, võib-olla ka mingigi pritsis sind veega täis või praegu vihma pole, mis iganes, et sa saad valida selle meelsuse, et sa avad oma südame Jumalale. Ja Jumal saab sind kõnetada, et see on see valik, mis sa pead ise tegema. Aga siin ma tegelesin jälle sõnade teemadega, kuna eluolukorrad tõid esile selle ja mul on 2 kirja kohta sõnade kohta. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks, sõnadest mõistetakse sind süüdi. Matteuse 12:36-37. Õigel ajal räägitud sõnad on otsega kuldõunad hõbevaagnail, õpetussõnad 25:11. Et minu jaoks nagu kunagi ma lugesin piiblit niimoodi, et keegi hoiatab, vaata nüüd mis saab. Aga nüüd ma olen niimoodi mõtlen, et igas kirjakoos on mulle ka julgustus ja võimalus, et võimalus ja vastutus käivadki minust elus koos. Et mul on võimalus sõnadega head teha ja mul on võimalus sõnadega halba teha. Ja siis uus vaatenukk, mis ma sain vist 2 nädalat tagasi umbes, oli see, et me vastutame mitte ainult sõnadest, mida me räägime, vaid kõik SMS-id, kõik uudised, mida sa jagad, kõik sotsiaalmeedia, mida sa jagad, et me lihtsalt nagu peatuks või mõtleksime enne, kui midagi jagame. Sest et kui sa jagad midagi, siis on nagu sa ise ütleksid. Ja võib juhtuda, et me teeme hea asemel kurja, sest et nagu me teame, alateadlikult muidugi on loogiline, et me tahame mõelda, et on tõde, aga tegelikult on nii palju inimesi, kes manipuleerivad. Ja tänu sotsiaalsüsteemis töötamisele ma olen aru saanud, et on palju isegi tuntud inimesed, kes jagavad igast asju, mis nagu paistavad nii head, aga tegelikult, kui mina tean päriselt näiteks mõnda lugu, mõttes see olukord on 98% täiesti teistsugune. Tegelikult ta pandi see 2%, et selles mõttes see pani mind hästi mõtlema, et ja mõtlesin, et kui mina seda ei räägi, siis kes räägib, et need inimesed, kes töötavadki süsteemis, kus me ei saa infot jagada, mis päriselt toimub, siis nagu ühesõnaga, point on selles, et me lihtsalt väga mõtleksime, et me vastutame tegelikult ka selles nende asjadest, mida me jagame nagu virtuaalselt. Et hästi palju on informatsiooni, et lihtne on nagu emotsiooni pealt nagu kütta. Aga pärast tuleb välja, et see on mingi muu asi hoopis nagu ups. Aga sa ikka vastutad selle eest. Ja sa ei saa seda internetis kunagi kustutada, et lihtsalt nagu ma ei taha näpu viibutada, ma viibutan endale eelkõige, sest et Jumal kõnetas mind, aga võib-olla veel kellegi julgustuseks lihtsalt nagu, et kuidas toimida.
Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Oh Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub meelevald, iga põlv sul annab au. sulle kuulub minu ülistus. Jeesus,
Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Kogu loodu isand, lõid taeva, maa ja vee. Taevad on su asupaigaks, kiitustaud on sinule. Jumal võimast, et suuri imesid, oled püha. Kõik loodu hüüab sind, oled püha, püha, issand taevas ja maa, issand taevas ja maa. Tervitan, kui pimeduses komistan, sinu nime hüüan ma. Jumal võimast, et suuri imesid, oled püha, püha, kuningaks kõik loodu hüüab sind. Oled püha, püha, Jumal võimast, et suuri imesid. Oled püha, püha, kuningaks kõik loodu hüüab sind. Oled püha, püha, issand taevas ja maa, issand taevas ja maa. Ja maa, halleluuja, oled issand taevas ja maal. Halleluuja, oled issand taevas ja maal. Halleluuja, oled issand taevas ja maal. Halleluuja, oled issand taevas ja maal.
ja maal. Halleluuja, oled issand taevas ja maal. Jumal võimas, teed suuri imesid. Oled püha, püha, kuningaks kõik loodu hüüab sind. Oled püha, püha, Jumal võimas, teed suuri imesid. Oled püha, püha, kuningaks kõik loodu hüüab sind. Oled püha, püha. Jumala vaim on, seal on vabadus. Kus Jumala vaim on, seal on vabadus. Vaata taeva poole, seal on vabadus. Vaata taeva poole, seal on vabadus. Vabadus valitseb, halastus arm voolab, langedes kõigile, seal on vabadus. Jeesus valitseb, halastus arm voolab, langedes kõigile, seal on vabadus. Kui väsinud ja janud, seal on vabadus. Kui väsinud ja janud, seal on vabadus. Jeesusel kõik annab, seal on vabadus. Jeesusel kõik annab, seal on vabadus. Vabadus valitseb, halastus arm voolab, langedes kõigile, seal on vabadus. Jeesus valitseb, halastus
saarel voolab, langedes kõigile. Seal on vabadus, siin on vabadus, siin on vabadus. Jumal, ma tänan, et kõigi me eludes saab olla vabadus. Et seal on meile võimaluse lihtsalt tulla sinu juurde ja saada vabaks kõigest, mis meid võib takistada või hoida eemal sinust, Jumal. Et tõesti, et siin paigas on vabadus, Jumal. Mis tahame ära anda kõik, mis meid peaks aheldama hetkel. Iga mure, mõte, iga probleem, iga tööalaline asi näiteks. Jumal, lihtsalt, et sinus on täielik vabadus. Salmi. Kus Jumala vaim on, seal on vabadus. Kus Jumala vaim on, seal on vabadus. Seal on vabadus. Vaata taeva poole. Seal on vabadus. Istuda, võtke sisse istekoht või seisukoht, kuidas te tahate. Ja meil on hetke pärast ma tulen ja jagan teile Jumala sõnast mõtteid just nimelt selle laulu kohta vabadus, nii et hoia seda mõtet veel endal täos, nagu öeldi vanas eesti keeles. Aga meil on täna üks suur sündmus ees siin Eestimaal tulemas ja selleks on Tallinna Taitsee või Taitsee Tallinn 28. detsember kuni 1. jaanuar. Ja jällegi on ka meil kõikidel inimestel võimalus selles ühel või teisel viisil kaasa lüüa selleks, et ikka Jumala tunnetus ja evangeelium võiksid siin maal levida. Ja vabatahtlikuna on võimalik kas kaasa lüüa või miks mitte ka kedagi majutada enda juurde, toredaid Euroopa kristlikke noori enda juurde majutada. Nii et meil on ees selline võimalus. Nii et Markus on meil te sees siin ja Riina tuleb tõlgib teda siis, et võite tulla.
Tere. So my name is Markus and I'm from Germany and I am from this TC preparation team, so I'm now here for 1 month already in Estonia. In order to prepare this meeting that was just mentioned. On the 28th of December, we expect 3,000 people from different countries in Europe to come, young people between 18 and 35. Annan endast parima. We expect 3,000 young people arriving on the 28th of December. Ja me ootame siis umbes 3000 noort siia Tallinnasse detsembri lõpus. To participate in this youth meeting, in this European youth meeting. Et kes kõik tulevad siia osalema siis ühele suurele noorte kogunemisele. And to make it a meeting, we need people to meet. Ja see, et sellest saaks kogunemine, siis meil on vaja seda, et inimesed koguneksid. So those who come, they should not only meet each other among themselves, but they should also meet you. Ja see mõte on selles, et need inimesed siis, kes tulevad, ainult ei kohtuks omavahel, vaid nad kohtuksid ka teiega. That's why we are looking for hosts to welcome 2 pilgrims at least in their homes. Ja sellepärast me otsime siis ka inimesi, kes oleks valmis võtma vastu niimoodi kas paari kaupa või enda juurde ööbima neid palverändureid. And to organize these accommodations, we are working together with around 40 different congregations in Tallinn and surroundings. Ja me nagu umbes 40 erineva kogudusega Tallinnas või Tallinna lähedal siis töötame, et leida need kodud nagu nende jaoks, kus nad saaksid ööbida. And our idea is to also work together with this beautiful congregation here. Ja meie mõte on ka see, et ka teie ilusa kogudusega koostööd teha. So we need some people that would like to help me organizing something, a little morning program, and to welcome people here in this congregation. Ja me ka nagu hea meelega siis teeksime teie koostööd, et ka siin võiksid inimesed koguneda sellel ajal ja koos teiega. And then at the same time, of course, we are looking for hosts, people who could welcome 2 people from a different country. Nii ma võib-olla, et enne siis need 40+ kogudust, et teha erinevates kogudustes neid üritusi ja kogunemisi, et see oli üks osa ja teine osa on siis see, et võtta vastu enda koju neid inimesi ööbima, neid noori. And I know in the first moment it sounds very strange to open your most private place for strangers. Ja võib-olla algul see tundub nagu kummalisena, et avada oma kodu uksed, mis on nagu sinu kõige privaatsem koht nagu võhivõõrastele inimestele. And yet, in the Bible we find different texts that speak about welcoming strangers. Aga samas Piiblis me näeme väga palju erinevaid lugusid sellest, kus inimesed võtavad vastu võõraid. So I want to read 2 verses from the letter to the Hebrews, chapter 13. Lugeda Heebrealaste 13. peatükist paar salmi teile. It's the last chapter of this letter and he's concluding what he has written before. Ja see on selle kirja viimane peatükk ja ta nagu võtab kokku siin selle, mida ta on kirjutanud. Ma otsin ka Heebrea 13. 13, 1 and 2. Ja salmid 1 ja 2. Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Ja esimene ja teine salm. Venna armastus jäägu kindlaks, ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid. So it's a very unique opportunity to put this into practice, to welcome people for 4 nights, to give them breakfast 4 days in the mornings, and to say goodbye to them with a nice lunch on the 1st of January. And sorry. et see on nagu siis selline võimalus nagu praktiseerida seda kirja kohta, et siis 4
4 ööks võtta vastu need külalised, pakkuda neile hommikusööki ja siis viimasel päeval ma saan aru, et siis nagu ja 1. jaanuaril siis lõunasöögiga nad teele saata. So if you want to know more, take one of these flyers. I think they're on the table in the very back. Et kui sa tahad veel infot selle kohta, siis võta kindlasti see flyer kaasa, need on seal taga laua peal. Make sure to take one for yourself. Et võta üks endale. For your friends. Ja siis teine sõbrale ja võib-olla 3. naabrile. For your siblings. Ja siis oma õdedele, vendadele. For your parents. Ja siis vanematele. And if you don't know your neighbors yet, it's a very good opportunity to get to know them. Ja kui sa oma naabreid veel ei tunne, siis on väga hea võimalus minna nendega esimest korda rääkima. You will find all the information here and if you still have questions, I will be around afterwards. Ja et siit leiab ka infot juurde ja kui sul on veel küsimusi, siis tule julgelt minuga rääkima, ma olen ka täna siin pärast. And if you would like to prepare a bit in this congregation to welcome a certain amount of people here. Ja kui te soovite ka siin teha selle ühe sellise kogunemise siis aasta lõpus, siis ka see on võimalik, et ka siin võiks olla selline kokkusaamine. Please let me know. Siis andke mulle teada sellest. Aitäh. Palun. Aitäh Markusele ja ma tõesti julgustan tegelikult osa võtmast ja kaasa löömast sellel Desee üritusel just nimelt sellega, et teil on võimalus tõesti enda juurde öömajale võtta 2 noort inimest, kellega tuttavaks saada. Ja kui sa ütled, et ei, et ma ju ei oska ei inglise keelt ega saksa keelt ega ühtegi muud keelt, siis eks armastus on see keel, mis räägib kõige enam. Piisab sellest, et kui sa oskad naeratada ja näidata koht kätte, kuhu nad võivad oma magamise matid maha panna ja magamiskotid peale panna ja kui sa hommikul pakud kohvi ja võileiva, on juba su töö tehtud ja kontakt loodud ja tõesti. Jumala, nagu Markus luges ka selle Heebrea kirja koha, et tõesti, et me vahel ei tunne ära neid võimalusi märgata üleloomulikku ja märgata ingleid. Üks minu lemmikraamatuid on Fred Price'i poolt kirjutatud raamat tema abikaasast Lydia, oma neiupõlve nimega Christiansen, hiljem pärast abielu siis Price. Aga kas keegi lugenud seda raamatut? Riina vist on, ei ole? No ei. Appointment in Jerusalem. Oled lugenud, jah? Mida? Derek Prince on selle kirjutanud oma abikaasast Lydia Prince'ist. Ja. Appointment in Jerusalem või siis kohtumine Jeruusalemmas. See raamat kahjuks ei ole eesti keele tõlgitud, see on saadaval ainult inglise keeles, nii et seda peab lugema inglise keele oskajana praegu. Aga Lydia kirjeldab läbi tema abikaasa Sule. Lydia kirjeldab olukorda, kuidas ta tegutseb seal 30. aastatel Jeruusalemmas. Ta on edukas kooliõpetaja. Ma ei tea, miks ma võtan see aega sellest rääkida, aga see on tõesti väärt rääkida, võib-olla see lugu. Võib-olla see julgustab sind. 20. on ta Taanis väga niisugune edukas ja haritud ja kõrgepalgaline kooliõpetaja, kellel on juba selline tundub, et edukas abielu juba tulemas, ta on kihlatud teise kooliõpetajaga, sellise kauni, atleetliku, targa, enesekindla mehega. Ja ta korraga tunneb enda sees tahtmist hakata otsima Jumalat ja täiesti nagu ise otsides, lugedes Jumala sõna, hakkab ta mõistma korraga Jumalat ja tema kutset oma elus. Ja kõik see viib selleni välja, et ta saab lausa oma kodus oma kiiktolis istudes püha vaimuga ristitud ja hakkab rääkima võõraid keeli. Ja ta saab kutse minna Jeruusalemma ja ta lähebki sinna täiesti üksinda, mitte keegi teda seal ei oota. Raha on tal ainult suht minimaalselt, kuna ühel hetkel, tegelikult tal oli päris korralik pangaarve,
aga juba olles veel Taanis, ta tunneb korraga, et ta peab toetama ühte kristlikku missiooni projekti Aafrikasse haiglate ehitamist ja ta annab suurema osa rahast ära. Nii kui ta läheb, tal on suht piiratud rahasumma, keegi teda ei oota seal ja Jumal juhib teda kogu aeg sammu haaval selleks, et ühel hetkel saab temast siis niisugune Jeruusalemma orbude ja tänavalaste ema. See raamat räägib sellest, et kuidas ta saab oma esimese niisuguse praktiliselt sureva beebitüruku, kes talle antakse ja tõesti, kuna tal puudub igasugune meditsiiniline võimekus, siis ainult puhtalt palve ja Jumala sõnaga saab ta taastuda, saab see tüdruk taastuma ja tõesti terveks ja Fred Price kirjutab, et hiljem, kui mina teda kohtasin juba, jooksis ta ümber, seal on mingisugune 12-15 last, kes teda emaks süüdsid ja tõesti ta muudab selle linna kodutute laste olukorda ja orbude olukorda. Aga ühel hetkel toimub seal siis suurem ülestõus, jällegi tüüpiline moslemite ja juutide kokkupõrge toimub. Lind täidetakse barrikaadidega ja tal ei jää muud üle, kui minna ühe teise missionäri juurde, kuna tal omal pole enam vett, pole enam toitu, pole enam piima selle lapse jaoks. Selgub, et linna veevärk on kinni keeratud, elektrit tal ei olegi üldse. Ja siis ta liigub mööda tänavat laps üles, jõuab esimese barrikaadi juurde ja hakkab sealt ronima üle ja ta ei saagi sealt üle, sellepärast, et ta on laps ühes käes ja selline, teate, mis on barrikaad, ühesõnaga kõigest kätte juhtuvast kokku kuhjatud mitme meetri kõrgune takistus tänaval. Ja ta ütleb, et ühel hetkel ilmub noormees ta kõrvale, selline araablase välimusega, Euroopa ülikonnaga, kes võtab lapse ta käest ja hakkab tema ees ronima. Nii et tema saab vabad käed, ronib talle järele. Aga ütleb, et laps, Tikva oli ta nimi, kes muidu võõrastab kõiki teisi, on täiesti rahulikult selle noormehes üles. Ja ta ütles, et koos selle noormehega nad ronisid üle seal 10 barrikaadidest, kuni ta jõuab oma kaasmissionäri juurde, kellel on vett seal ja toiduvarusid. Ja sel hetkel noormees annab talle tüdruku tagasi ja kaob. Ja ta ütleb, et tõesti, et ma ei oska sellele muud moodi seletada kui seda, et Jumal saatis oma ingli mulle appi. Ja mul on üks selline sarnane kogemus inglitega, et võib-olla ma tasub ka seda rääkida. Ja ma jällegi, nagu kõikide lugude puhul, me ei saa seda tõestada mitte kellegile ega seda ümber lükata. Aga ma pakun, et see oli aasta 1989. Mida kas keegi mäletab seda aega veel? Siis kui dinosaurused maas peal ringi käisid veel enam-vähem. Ja me olime, tollel oli ju väga tavaline, et me läksime noorte innukate kristlastena tänavatele evangeeliumit kuulutama. Jagasime Jumal teab, kust saadud väheseid traktaate. Ma ise istusin kodus ja läbi kopeerpaberi lõin traktaate isa trükimasina peale ümber kogu aeg. Kuni 7 annab läbi lüüa läbi kopeerpaberi. Usu või mitte. See viimane 7 on küll väga raskelt juba loetav, aga annab. Ikka kui kõvasti annad hagu nendele klahvidele seal. Keegi mäletab, mis see trüki või see kirjutusmasin üldse. Ja. Ikka annad korralikult hagu sellega, siis lööb läbi 7 küll. Ja nii me jagasime tänavatel. Ja mäletan, et ühel korral me olime Viru tänaval. Viru tänaval natukene, sealt kus on McDonald's natukene edasi vanalinna poole. Kuulutasime evangeeliumit ja peaaegu seda Vene tänava juures vist olime väljas. Ja korraga tuleb rahva hulgast mingisugune joodik. Selline, kes hakkab segama, kes karjub ja sõimleb seal ees ja käitub täiesti imelikult. Ja me mõtlesime, et mis me nüüd teha saame temaga. Ja ma ütlen siiamaani, ma ei unusta seda kunagi, kuidas rahva hulgast astus välja täiesti 3 erinevast kohast 3 noormest. Ja nii kummaline, kui see ei ole, nad nägid välja nagu tollal olid niisugused Vene mafioosod, niisugused triibuliste Adidase dressidega ja nahkiopedega, mäletate selliseid. Nad tulid täiesti 3 servast, astus tema poole ja kui see joodik neid nägi, pistis ta täiesti nagu hirmunult röökima, et ärge puudutage mind ja kabu hirmus jooksis minema. Need 3 noorest pöörasid otsa ringi, kadusid jällegi 3 erinevas suunas rahvalka tagasi, mina neid rohkem enam ei näinud. Mina siiamaani usun, et tegemist oli inglitega.
Jaa, loomulikult võib seda seletada kõige muuga, aga mina usun, et seal paigas olid tõesti tegutsemas inglid, nii et teil on ka võimalus selle aastal inglitega kokku saada, kui te majutate enda juurde uusi noori inimesi Euroopast. Kas nad just päris inglid on küllap kuskilt Euroopast, aga tõsiselt ma julgustan ja kutsun sind üles kaaluma seda võimalust kogeda midagi uut, astuda välja oma mugavuse tsoonist ja proovida teha midagi teistmoodi, kui sa oled võib-olla harjunud tegema. Nii et mõtle selle peale ja ära ütle, et mul ei ole aega ja mul on vaja sugulastega olla ja ma ei tea ja mõtle selle peale. Ma kutsun sind üles olema julge ja sellest osa võtma, nii et anna pärast teenistust mulle või Markusele sellest teada ja me kindlasti juhendame siin, mida siis edasi teha. Aga võib-olla kui tulla nüüd tänase teema juurde üldse, siis me mäletate, me laulsime täna, et kus on Jumala vaim, seal on mis asi? Seal on vabadus. Ja mis asi on üldse vabadus? Kui sa vaatad kõigepealt Galaatia kirja 5. peatükki ja salmi 1, siis ütleb Jumala sõna meile. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske ennast jälle panna orja ikkesse. Kristus on tulnud, et anda meile vabadus. Ja mis on see vabadus, millest me siin räägime? Võib-olla vabadus on mingi sõna, mida me peaksime üldse defineerima enda jaoks, et mida see tähendab. Kui ma koolis annan ühiskonnaõpetuse tunde, siis me defineerime seal vabadust 2 viisil ja võib-olla eesti keeles on meil üks sõna olemas vabadus, meil ei ole väga palju valikut, aga näiteks inglise keeles on vabaduse jaoks olemas 2 täiesti erinevat mõistet, selleks on liberty ja freedom. Liberty tegelikult tähendab, võib-olla eesti keelt võiks tõlkida kui vabadus millestki, vabadus orjusest, vabadus diktatuurist, vabadus rõhumisest, vabadus orjaikkest. Ja teine sõna freedom on vabadus millekski, vabadus kõneleda, vabadus oma põhimõtteid väljendada, vabadus oma mõtteid väljendada vabalt. Mäletad, kes on veel vanemad inimesed, need mäletavad nõukogude aega. Nõukogude aeg lõppes, kui mina olin, kui me võtame selleks 1991, siis ma olin ka veel noor mees, aga ma nägin piisavalt nõukogude aega, et teada, et kui sa mõtled, ära ütle. Mäletate seda? Kui sa ütled, ära kirjuta. Kui sa kirjutad, ära kirjuta alla. Kui kirjutad alla, ära imesta. See oli nõukaaegne põhimõte. Nii et meil ei olnud seda vabadust. Meil ei olnud vabadust selle vabadust millekski. Meil ei olnud vabadust oma arvamust öelda. Muidugi juba tegelikult 80ndate lõpp oli juba see, kus juba lehvitasime sinimust valgeid ja kus tõesti meil see vabadus tuli. Ma ise mäletan, 89 ma jagasin tänaval veel traktaate nõukogude miilitsatele ja mingisugustele nõukogude armee sõduritele, kes tänaval kõndisid, jagasin neile venekeelset traktaate. Ja selleks hetkes võib-olla tõesti see asi ei olnud enam nii hullu üldse ja keegi mulle hõlma ei karanud. Aga võib-olla, kes veel mäletab Hannes Ermaküla, et tema jõudis ikkagi veel ju KGBs ülekuulamistel käia ja kõiki neid, kes 80ndate lõpul hakkasid tegutsema, siis 86, 87 sai käia veel ülekuulamistel. 88, 89 hakkas asi juba rohkem vabanema ja muutuma. Aga nüüd, kui me vaatame seda vabadust, mida Jumal meile pakub, siis see võib-olla ei lähe päriselt kummagi nende alla. Mõlemad need vabadused on äärmiselt olulised ja endast mõistetavad. Aga kui te liigute edasi siit salmi 13, ütleb Jumala sõna meile niimoodi. Teie vennad ja õed ka olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Ja kristlikus maailmas sul ongi see võimalus mitte lihtsalt olla vaba, et ma teen, mis ma tahan, ma käin, kus ma tahan, ma ütlen, mis ma tahan,
vaid ta ütleb, et sinu vabadus on olla teiste teenija. Kui see maailm ütleb, et kui ma teda teenin, kui ma talle midagi annan, aga mis ma vastu saan? Aga miks ma peaks teda õnnistama? Vaata, milline ta on. Vaata, mis nägu ta on. Mis ma saan selle eest? Mis annab mulle? Ja tõesti võib-olla ärimaailmas on see asi väga ju konkreetne, et ükski ärimees ei investeeri kuhugile, kus ta ei looda rohkem tagasi saada. Ja loomulikult on võimalik ka ärimehena olla ju kristlane ja teha asju selles mõttes ikkagi niimoodi, et sa ei peaks seda asja kuidagi salaja tegema. Aga Jumala sõna ütleb meile, et meil on vabadus teha head, ilma et me küsiksime, mis me selle eest vastu saame. Siin maailmas on ju kombeks öelda, et ei ole ühtegi tasuta lõunat. Ja suures osas on see tõde. Kui keegi tuleb sulle siin maailmas ärilisel viisil midagi pakkuma ja ütleb, et see on tasuta ilma kohustuseta, siis tõenäoliselt ta seda ei ole. Või nagu ütleb vana tõde ju sellest, vana tõde niisugusest ärimaailma või üldse nagu investeerimisvõimalustest, et kui miski tundub liiga hea, siis tõenäoliselt ongi liiga hea. Tõenäoliselt on seal midagi valesti. Aga Jumal sõna ütleb meile 5.13, et Jumal kutsub meid teenima üksteist armastuses. Ja meil on see vabadus teenida üksteist armastusest, ilma et me peaksimegi küsima, mis see meile vastu annab. Inimesena on meil selge, et kui keegi meilt laenab raha ja ei maksa tagasi, on meil ju inimesena täielikult õiguste peale vihane olla. Näe, laenas, ei anna tagasi. Lubas, aga ei anna. Lubas, aga ei täida oma lubadust. Aga mis ütleb veel Jumala sõna? Armastage oma vaenlast. Armastage neid, kes teid taga kiusavad ja palvetage nende pärast. Vastikud piiblisälmid, eks ole. Armasta neid, kes sind taga kiusavad. No mida on temas armastada, kui ta mind taga kiusab, kui ta mul töö juures halvasti ütleb, kui mul on ülemus, kes mind taga kiusab, kes käitub minuga halvasti, kes käitub minuga ülbelt võib-olla. Jah. Aga meil on vabadus talle mitte vastata samaga. Ja vaata, see on juba tõeline vabadus. Kes käitub meiega halvasti, meil on vabadus mitte samaga vastata, mitte samamoodi käituda. No hea küll, loeme edasi. Sest kogu seadus sisaldub täielikult ühes lauses. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Ja siin on nüüd Paulusel ka väike niisugune huumoriga öeldud lause. Kui te ka üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke imusid. Sest lihalik loomus imustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu on üksteise vastased, nii et te ei saa teha seda, mida te tahaksite. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seaduse all. Noh, mis on lihalikud teod? Ütleb, see on ilmne. Kellel on vana tõlge, see on natuke teistmoodi, ega uus tõlge. Mul on uus tõlge käes, mõtle. See on... No isegi kaua minagi jõuan selle maailma vastu võidelda siin. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, vana tõlge ütleb kadedus, raevutsemine. Kuidas öeldakse selle kohta, et jah, et meil on õigus vihastada, aga me ei peaks pattu tegema. Aga raevutsemine on juba selline tugev viha väljendus, mida Jumala sõna ütleb, et ärge tehke seda. Kas on minu telefon või? Ei ole. Kellegi heliseb kuskil telefon. Isemeelsus, lõhed, ja need ei ole mitte need lõhed, mida poes müüakse suitsutatuna või soolatuna, vaid see on lõhed, mis on lahkmeel. Et kadetsemine,
purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. See on nüüd see, mis on see ei pool. Aga mis on ja pool? Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristus omad on oma lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgeme auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. Tegelikult ju Piibel hoiatab meid korduvalt, et väga tihti me teeme niisuguseid inimlikke seaduseid, kuidas võib ja kuidas ei või. Ja me oleme siiralt veendunud, et see on midagi, mille eest tuleb surmani võidelda. See on nagu minu koer kodus. Kui ta näeb teist isast koera, on vastus väga lihtne, võitlen surmani. Aga kristlastena me käitume mõnikord sama rumalalt sellega, et me võtame mingisuguse oma arusaama ja võitleme selle eest tõesti surmani. Millel ei ole võib-olla isegi Jumala sõnaga sisulist pistmist. Kas kristlane peab või võib risti ette lüüa või mitte? Sellel tegelikult ei ole ju piibelikku selgitust kuskil. Jeesus öelnud, et minge kõike maailma ja lööge risti ette, vaid aga kui keegi lööb risti ette ja see vabastab tema usu, siis on see suurepärane ju. Las ta teeb seda. Las ta teeb seda. Mõni ütleb, et ei tohi süüa verivorsti. See on see tüüpiline Eesti küsimus. Ükskõik kuhu me läheme, kui küsitakse küsimusi, kas tohib süüa verivorsti. Mäletate, ma rääkisin sellest, et sellel ühel minu esimesel loengul me küsisime sellelt Ameerika professorit seda kohe, kes ütles, et tema ei puudutaks seda 3-meetrise kepiga ka mitte. Aga mitte sellepärast, et sellel on mingisugune vaimulik tähtsus, vaid lihtsalt ta ei kujutaks ette, et ta sööks tükest asja. Aga ütles, et vaimulikult pole ju mingit tähtsust. Jeesus ütleb meile väga selgelt ju, et see, mida lihaturul müüakse, seda sööge. Tegelikult on ju Piiblis ju see ülipõnev lugu sellest, kuidas Peetrus, kas mitte Joel eelmine kord ei rääkinud sellest, kuidas Peetrus tõesti peab muutma oma seda paradigmat, seda maailmavaadet, kui talle saab Jumala ilmutuse. See on, ma tahtsin teist kohta hüpata, aga hüppame Apostlite tegude 10. peatükki. Ja Joel eelmise korral sellest ka natuke rääkis sellest. Ja kõigepealt, loeme seda eellugu ka. Peetrus ja Kornelius peatükk 10. Kaisarea linnas oli mees Kornelius nimi, nõnda nimetatud Itaalia kohordi pealik. Ühesõnaga ta oli, siin nagu minu vihje ütleb ka, et kohort on umbes 600 meest, et tänapäeval, Hendri on seal, palju on 600 meest, mis üksus see on tänapäeval? On see pataljon või? Pool brigaadi juba. 600 meest jah. No jah. Igal juhul, ütleme, selle auastel tänapäeval peaks olema mis asi? Kolonel. Vähem. Kui vähemalt kolonel võiks olla sellise üksuse ülem. Ja nagu te teate juba, siis kaitseväes on ju vana tõde, et alates majorist ei tohi enam pikalt saata. Ja järelikult oli ta piisavalt tähtis mees, ta oli piisavalt tähtis kõrgel kohal olev ohvitser. Ja ta oli vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega. Ja võib-olla siin ma tasuks ka öelda seda, et see vaga ei ole nagu pigem, see ei ole nagu hinnang selle kohta, et ta lihtsalt ei ropendanud ja ei vandunud, vaid ta oli jumalakartlik mees, tähendab seda, et ta oli juutide jaoks, ta oli osaliselt üle võtnud juutide kombed. Ja tegelikult on ju hästi hämmastav selles, et terve hulk Rooma ametnikke ja Rooma armee ohvitsere, võib-olla ka sõdureid, võtavad üle juudi usundi. Sellepärast, et esimeseks sajandiks olid paljud roomlased väsinud oma jumalate inimlikkusest. Kui te mõtlete kõikide nende Kreeka mütoloogia lugude peale, siis kas või peajumal Zeus, kes, vabandage väga, aga kargas kõiki inimesi ja jumalannasid põhimõtteliselt, keda ta kätte sai. Ja kellel oli lapsi inimeste kui ka jumalannadega. Tal oli omal veel naine, kes oli samal ajal tema õde, Heera ja ühesõnaga paljudele roomlastele tundus, et nende jumalad on
liiga inimlikud oma kõikide oma vigade ja nõrkustega ja korraga idee, et on üks täiuslik kõikjal viibiv Jumal. See meeldis paljudele roomlastele ja on teada, et mitmed Rooma ohvitserid ja ametnikud ja ka Rooma sõdurid võtavadki üle juudi usu, välja arvatud võib ümberlõikamine, sest et seda, kuna tollal olid saunad avalikud, siis seda ei saanud varjata ja seda ei tahetud teha, aga kõiges muud nad võtsid üle ja juudid nimetasid neid jumalakartlikeks roomlasteks. Nad olid osaliselt üle võttud juudi usundi. Nad käisid templis, nad ohverdasid, nad valisid, mida nad söövad ja mida nad ei söö. Nii et siin on siis see Kornelius. Ja ta jagas rahvale almuseid ja palus alati Jumalat ja see nägi nägemust, kui ta palvetas ja ingel ilmus talle. Ja salm 4, ta küsib, mis on isand ingli käest. Ja ta ütleb, et sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette siin meelde tuletama. Ja nüüd saada mehi Joppesse, see on siis tänapäeva Jaffa sadamasse. Ing lase kutsuda Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus, kes on külaliseks nahkur Siimona juures, kelle kodu on mere ääres. Nahkurid olid need, kes siis tegelesid nahkadega. Need tavaliselt nad olidki linnadest väljas ja näiteks antud juhul mere ääres, sest nende töö oli ääretult haisev töö. Nahkade parkimine. Selleks kasutati inimeste ja loomade uriini peamiselt. Ja siis kutsub, eks ole, Kornelius oma teenrid ja ühe jumalakartliku samasuguse sõduri oma nende hulgas, kes ta viibivad, rääkis neile ja läkitab nad Joppesse, Jaffasse. Ja järgmisel päeval on Peetrus seal samas linnas katuse peal palvetamas. Salm 10 ja talle tuli nälg ja ta tahtis midagi süüa. Aga kui talle süüa tehti, siis sündis, et ta oli nagu endast ära, ta nägi taeva avatud olevat ja sealt laskuvat anumat otse kui suure lina, mida 4 nurka pidi alla maa peale lasti. Ja sees oli igasugused ilmama 4-jalgseid ja roomajaid ja taevalinde. Ja talle kohtis hääl, tõuse Peetrus, tapa ja söö. Ja Peetrus ütles, et ei ilmaski, issand, ma pole kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve. No te teate, et juutide jaoks oli ju terve hulk loomi keelatud. Kui te loete, kui ma eksin, kas see oli 3. Moosese raamatus peatükist 11, siis te leiate sealt terve nimekirja loomi, mida süüa ei tohtinud. Imetajate hulgast, eks ole, olid keelatud juba kõik kiskjad, aga samuti olid keelatud ka näiteks kaamel, siga ja lubatud olid seal siis veised, lambad, kitsed. Kaladest, mereelukatest olid lubatud kalad, aga mitte nii-öelda mereannid, et kui me täna rõõmsalt sööme tigusid ja krevette ja vähki ja krabi, siis juutidel need olid keelatud. Ja roomajad. Roomajate kohta on lihtsalt kõik on keelatud. Nii et ära söö rästikut metsas. Aga tegelikult lugu lähebki edasi sellega, et Peetrus ütleb, et see on, ma ei söö seda ja tal öeldakse seda 3 korda, öeldakse seda, et võtta ja söö. Ja ta küsib, et mis ma selle infoga peale hakkan. Ja kui Peetrus oli 2 vahel, salm 17, mida tema nähtud nägemus küll pidaks tähendama, siis Kornelius läkitatud mehed olid värava taga ja nad küsivad, kas Siimon Peetrus on siin. Ja Püha Vaim ütleb Peetrusele, salm 19, 3 meest otsib sind. Ja Peetrus läheb nendega kaasa ja et seda lugu teha selles mõttes lühemaks ja asjalikumaks, siis kõik need 3 meest viivata kokku tagasi sinna Korneliuse juurde, kust kogu tema perekond saab täitub Püha Vaimuga ja Peetrus ütleb, et enne, mis keelaks, et neid ristitaks. Ja nad saavadki ristitud. Nii et sellega, et Peetrus viskab kõrvale sellise inimliku, et issand Jumal, et ma ei tohiks ju mitte nende paganatega isegi mitte ligidale neile minna. Ka täna, kui sa leiad Jeruusalemmas mõne ortodokse juudi, siis ära ürita temaga seal tänaval sõbraks saada. Ta ei võta sind enda ligidale. Ja ma ütlen seda sugugi mitte hukkamõistvalt, et eks Jumal on nendega oma plaan täiesti olemas. Aga Peetrus, kes on veendunud juut, tema jaoks juba ainuüksi minna mingisuguse roomlasest ohvitseri majja sisse oli juba põhimõtteliselt juudi jaoks taunitav tegevus. Aga ta läheb.
Ta lööb käega kõigile nende inimlikele keeldudele ja ta läheb ja need saavad ristitud. Ja sealt maalt tegelikult ju hiljem Paulus võtab üle kogu selle pagarate ristimise teema, aga sealt maalt alates hakkab jõudma evangeelium kõikide rahvasteni, kaasa arvatud ka meieni. Tänu sellele, et Peetrus sel päeval saatis oma arusaamat kukele, tänu sellele oleme meie täna siin kirikus koos kristlastena ja kummardame seda ühte maa ja taeva loonud Jumalat. Kuningate kuningas ja isandate issand, nagu me täna laulsime siin ühes koos. No kui me jätkame siin Galaate kirjaga, siis Galaate kiri 6. peatükk räägib jällegi vabadusest edasi. Vennad, kui inimest peaks tabama mingisugune üleastumine või tabatakse teda mingilt üleastumiselt, siis teie vaimu saanud, visake niisugune kirikust välja ja sõimake teda ja ärge temaga rohkem enam suheldage. Keegi öelnud aamen. Jah, tõepoolest, sellist kirja kohta ei ole piiblis. Vaid teie vaimu saanud parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei sattuks kiusatusse. Kui kerge on kedagi hukka mõista, ja võib-olla ise langeda veel palju hullemini kui tema. Jumala sõnas on öeldud seda, et valva sa ise ennast. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Sest kui keegi arvab enese midagi olemata, aga midagi, see petab ise ennast, aga igaüks katsugu läbi oma töö ja kiidelgu üksi iseendas, mitte teistele. Ärge laske eksida, salm 6:7. Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida iganes inimene külvab, seda ta lõikab. See, mida me välja anname, seda me saame. Ja väga tihti see, kuidas inimesed meiega käituvad, on võib-olla meie eelmiste külvamiste tulemus. Esimese Peetruse kiri. Ja Peetrus, see on seesama Peetrus nüüd. See on seesama Peetrus, kes on näinud nägemust. See on seesama Peetrus, kes kirjutab meile. Kust piibist leia midagi üles? Esimese Peetruse 2. peatükk. Salm 16. Elage otse kui vabad, aga ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased. Mis tähendab seda, et kui niisugune tavaline mõiste freedom tähendab seda, et me võime öelda mida tahes, ükskõik kellele, ükskõik mis moodi, siis piibel ütleb, et ärge kasutage seda vabadust kurjasti. Vaid mõelge, kas see, mis sa ütled teisele inimesele enda kõrval, kas see aitab teda? Kas see ehitab teda ülesse? Kas see lahendab tema olukorda? Mäletate Iobi lugu? Kui Iob kannatab, siis ilmuvad ta kõrvale sõbrad, kes teda trööstivad. Aga nende trööst on tegelikult ju hukkamõist. Mõtle hoolega, küllap su olukord on selline, sest et sa tegid midagi valesti või kurjasti. Aga mõnikord me sattame olukorda, mis ei sõltu üldse meie käitumisest, vaid see sõltub ikkagi meie suures osas sellest, mis on meie ümber. Me ei saa paljudes asjades parata mitte midagi. Me ei saa tänast ilma valida. Me ei saa homset ilma valida. Me ei saa valida, kas talvel on meil külm või soe. See on väljapool meie võimalusi. Ja kuigi meil on loodud vapper kliimaministeerium, kes on lubanud meie kliima muuta troopikaks siin või mida iganes on lubanud, siis suure tõenäosusega on see kõik Jumala käes ja loomulikult me inimestena peame olema selles mõttes loodusele head peremehed. Aga ma ei taha üldse hakata mingitel päevapoliitika teemadel rääkima siin, aga me peame tegema oma parimat, hoida loodust puhtana, aga nüüd ma ei tea, tormata kohe ülikallid elektriautot ostma, ma ei tea. Jaanekit pole õnneks siin, tema on elektriauto omanik. Kuno on ka seal elektriauto omanik.
et jah, et ma ei tea, kas arvestades sellega, missugused kütuseid põletavad kaubalaevad ja lennukid iga päeval, siis kas need väiksed sõiduautod seda maailma nii palju mõjutavad, ma ei tea. Ja muidugi kliima muutub kogu aeg ja meist sõltumatult, nii et siin me lihtsalt peame tegema oma parima ja lootma, et Jumal teeb ülejäänu. Kus me jõudsimegi? Me olime 2.16, eks ole. Austage kõiki, see on üldse vabadus siin, millest ta räägib. See on see vabadus, mis on meile antud. Austage kõiki, armastage vendi, õdesid, kartke Jumalat ja austage kuningat. Et jällegi hulk asju, mida me ei saa valida. Me ei saa valida, mis perekonda me sünnime. Muidu me kõik võiksime sündida võib-olla Bill Gatesi perekonnas, oleks ju tore seal sündida. Ja et su isa on ma ei tea, mitme korda miljard. Muideks Bill Gates jätnud oma lastele pärandust, teadsite seda? Vaid ta ütles, et jätab kõigile mingi väikse stardiraha ja ülend jagab lihtsalt laiali heategevuseks. Nii et võib-olla see ka ei oleks hea lahendus. Me ei saa valida oma töökaaslasi, me ei saa valida oma korterinaabreid, me ei saa valida oma ühistukaaslasi, me ei saa valida oma kirikukaaslasi isegi. Kui sa vaatad oma kõrval istuvad, siis mõtle, et ta võiks ju palju parem olla, aga ei ole. Ta on nagu ta on. Nii et lepi sellega. Ja kui sa tahad, et ta muutuks, muutu ise kõigepealt. Muutu ise. Nii et see on see vabadus, mis Jumal on meile andnud ja see on see vabadus, kus meil tuleb liikuda. See vabadus pole antud meile selleks, et teha, mis meie tahame. Vaid see vabadus on meil see, et me võime siin maailmas olla teistsugused. Me võime olla teenijad. Me võime olla need, kes õnnistavad seda maailma, kes toodavad maailma valgust, rõõmu ja rahu ja jagavad seda sama vabadust, mida me ise jagame. Mis me ise kogeme. Ja mida me ka välja jagame. Jaa. Amen. Sellised olid tänased mõtted. Nii et kui ma rääkisin siin eelmine kord, kui ma kõnelsin, ma rääkisin hirmust. Ja täna ma tahtsin rääkida hirmu vastandist vabadusest. Hirmu vastand ei ole tingimata julgus. Ta on kindlasti ka vastand. Aga julgus tuleneb sellest sisemisest vabadusest, et sa tead, kes sa oled. Sa tead, kas ja mida sul on kaotada ja sellest tuleb ka see tõeline julgus. Kui sa oled raskes olukorras, kus su elu on ohus, siis võib-olla just seal ilmeb see, mis on tegelikult sinu sees. Väga raske on otsustada või hinnata iseennast, kui sa pole kogenud seda tõelist eluohtlikku olukorda võib-olla. Nagu Janek on rääkinud siin, kuidas ta oli operatsioonil ja tal oli elu ja surma küsimus. Ma mäletan, ma olen sellest rääkinud ju ka, et kui on kunagi Siberis, kui see ennast purju joonud hant tulistas valimatult vindpüssist üle meie, siis ma mõtlesin, et mis ma saaksin praegu teha ja mõtlesin, et ega ma ei saagi mitte midagi teha. Kõige halvem on see, kui ma tõuseksin püsti ja hakkaksin midagi tegema. Kõige lihtsam on see, kui ma laman oma telgis edasi ja vaatame, millega see lõpeb. Et kui peab lahkuma seda ilmas, siis tuleb lahkuda. Ja tõepoolest, vaikselt, kui sa kuuled, kuidas kuulid üle pea vihisevad, siis paned käed kokku, võtled küll, et issand, et loodan, et kõik on korras, et ma ikka võin tulla ja palun vabandust, kui midagi on veel valesti jäänud. Aga nalja naljaks, eks ole, aga sel hetkel sa tõesti mõtled oma elu üle järele. Ja seal võib-olla tuleb välja see, mis on su sees. Ja see, ma arvan, ongi meie tänane jutlus, et vabadus. Kui eelmine kord me rääkisime hirmust ja selle võitmisest, siis täna me rääkisime vabadusest ja selle kasutamisest. Amen. Miljon värvi, mis peegeldavad sinu palet. Näe, kaelkirjak jalutab pargis. Sealt lendu võib tõusta üks lohe.